Tere vaatama Trinity äriõiguse töögrupi videot. Täna tahaksin rääkida teile veidikene ühinemisest ja jagunemisest ja selle protsessist. Ehk et teatavasti ühinemine ja jagunemine on siis sellised võimalused, kus ühinemise puhul on võimalik kaks äriühingut omavahel ühendada ja saada üks, kus kõik varad lähevad siis ühte. Ja jagunemine vastupidi, kus siis üks ühing saab anda oma vara üle kas asutatavale või juba olemasolevale ühingule. Aga natukene siis sellest, et kuidas see protsess käib, sest sellega on päris tihti segadusi. Igasugune protsess ilmselgelt hakkab ettevalmistusega, kus tuleb siis ette valmistada, millised varad üle antakse, eriti jagunemise puhul ja kuhu need varad siis lähevad. Ja nii ühinemise kui jagunemise puhul see protsess on üsna sarnane ja selle ehk esimeseks selliseks olulisemaks kohaks on ühinemislepingu või jagunemiskava koostamine, mis tuleb notariaalselt kinnitada. Seda teeb tavaliselt juhatus ja selleks tegelikult juhatusel mingit eelnevat kinnitust, osanike otsust või midagi sellist vaja ei ole. Sellele järgnevalt tulevad seadusest tulenevad tähtajad, ehk et pärast ühinemislepingu või jagunemiskava tõestamist tuleb see esitada osanikele või aktsionäridele kinnitamiseks. Ja siin lähevad tähtajad veidi lahku, aga näiteks osaühingu puhul peab see tähtaeg olema vähemalt 2 nädalat, mille jooksul siis on võimalik selle dokumendiga tutvuda. Seejärel teevad osanikud otsuse, millega siis kinnitada või mitte kinnitada seesama juhatuse poolt vastu võetud dokument. Oluline on veel see, et sõltuvalt olukorrast on siin võimalik nõuda ja mõningatel juhtudel on ka kohustuslik näiteks audiitorkontroll või täiendava ühinemisi või jagunemisaruande vastuvõtmine, kuid kui kõik osanikud aktsionärid on sellega nõus, siis seda teha vaja ei ole. Kui otsus on vastu võetud, tuleb oodata vähemalt 6 aega ja pärast seda saab kanda ühinemise või jagunemise äriregistrisse. Äriregistrisse kandmisega toimubki see tegelik ühinemine ja jagunemine, ehk siis alles sellel hetkel tekivad ühinemisest või jagunemisest õiguslikud tagajärjed. Ja selle hetkega, kui ühinemine või jagunemine kantakse äriregistrisse, loetakse ka vara üle läinuks. Küll aga, kuigi vara on üle läinud, siis registrisse kantud vara tuleb üle kanda ühingute avalduse alusel, ehk siis pärast seda tuleb esitada näiteks kinnistusraamatusse avaldus selle kohta, et vara üle kanda. Aitäh vaatamast, kohtume jälle!